Tere päevast, head sõbrad! Ma siin vahepeal jõudsin ka endale keskkonnasõbraliku kõrsi koosta ja mulle tundub, et see ei ole ainuke võimalus, mida siin festivali jooksul iga inimene endale saab. Ja tegelikult on hea meel tõdeda, et festival toimub juba 14. korda ja iga kord festivali nimetus vastab ka sisule. Uus maailm siin ja täna, aga samas on asju, mida tuleb hoida sõltumata nendest muutustest, mis maailmas toimuvad. Ja peamine teema sel aastal Tallinna jaoks on muidugi roheline pealinn. Meil on suur eesmärk Euroopa rohelise pealinna tiitel, aga see ei ole lõplik eesmärk. Tegelikult meie jaoks on ainult vahend selleks, et igapäevaselt rõhutada keskkonna olulisust ja eelkõige uue mõtteviisi vajadust, sest uues maailmas keskkond eelkõige sõltub meie käitumisest ja inimeste valikutest. Seega, kui meie pealinn ja meie maailm peaks olema roheline ja ta peab olema roheline, peab jääma roheliseks, selleks on vaja eelkõige meile muuta enda mõtteviisi ja teha ka õigeid valikuid. Ma sooviks tänada korraldajaid, et nad suudavad säilitada enda initsiatiivi nii palju aastaid järjest, et festivalis on juba ammu saanud ilus traditsioon. Ma tänan teid, et uus maailm on siin ja täna, aga kahjuks on ka nii, et uus reaalsus meie jaoks tähendab ka uusi väljakutseid, milleks täna on ka COVID-i olukord. Ja siinkohal ma enda kolleegide palvel Sotsiaalministeeriumist tahaks veel ükskord tuletada meelde, et kahjuks on nii, et nakkuse kordaja praegu Tallinnas kasvab ja me võiksime veel ükskord mõelda ka sotsiaaldistantsi peale ja ka selle uue võimalusele, mis hiljuti tekkis, uus Hoia äpp, mida kindlasti oleks vaja meile kõigile kasutada. Aga täna ma arvan, et peamine motiiv peaks olema positiivne ja peamine vaade on ikkagi tulevikuvaade. Ma loodan, et meie kõik suudame teha enda panuse, et Tallinna linn oleks ja jääks roheliseks, aga ka saaks roheliseks pealinnaks terve Euroopale. Veel ükskord suur tänu korraldajatele ja palju õnne. Ja veel ükskord uus maailm on siin ja täna. Aitäh! Mul on vaba nädalavahetus ja kuna ma olen iga kord tegelikult siin Uue Maailma festivalil käinud, et minu meelest on siin niisugune tore õhkkond ja peale kõige muu on täna erakordselt tore ilm, et siis ma ikka käin siit läbi ja vaatan, kas ma näen midagi põnevat. Ma esialgu ei ole küll midagi ostnud, küll aga selle võitsin ma lasteloteriilt, et ehk siis minu ühele lapselapsele saab see kaisukaks olema minu kodus. Aga tegelikult on see niisugune tore üritus, kus ühest küljest näeb, millega meie inimesed tegelevad, mida noored pakuvad, mida vähe vanemad pakuvad ja avastan ka siin uusi käsitöö võtteid, mida tehakse, et selles mõttes on ta nagu üks tore kogukonna üritus, et eriti see Uue Maailma oma on igal aastal olnud niisugune erakordne, et juba kostab muusika, kusagilt hakkab tulema ka kontsert, et siin võib kõike ja põnevaid söögikohti on siin, nii et üks tore päev veeta siin, laupäevane päev veeta siin sellel Uue Maailma festivalil.